Tere päevast ja lugupeetud kohalviibijad, kultuurihuvilised ja keelehuvilised ning ma tunnen ennast nüüd loomulikult kõrvust tõstetuna, et sellesse seeriasse on mind arvatud, nende eelkõnelejate ja järgmiste kõnelejate ritta on mind kutsutud ja siin võib ju loomulikult natukene mõelda selle üle, et kui selle loengusarja üldpealkiri on eestlaste mõtteilm, siis nendest mõtisklustest ja mõtete edasiandmisest võib-olla mina sedavõrd ei kõnele, aga et minu sõnavõtt võiks olla pigem kui eestlaste keeleilm ja kuidas neid kahte kena pealkirja nüüd kokku panna, siis ma hea meelega toetuksin Karl Robert Jakobsoni sõnadele, et keel ja mõistus käivad käsikäes, sest keel on avalikuks saanud mõistus. Ja sellest ma nüüd olen küll üsna kindel, et oma mõistust ühendavad keelega kõik need esinejad, kes on olnud siin enne mind, keda te olete juba kuulnud ja kes tulevad hiljem ja keda te kuulete edaspidi. Nii et Eesti murretest juttu tehes võiks sattuda õige avarasse keeleilma ja ma ei taha siin loomulikult hakata kuidagi spekuleerima sellega, et kui meil on hästi palju murdeid, kas see siis tähendab, et eestlased on selles mõttes hästi arukad ja et rohkem on rahval mõistust. Aga võib-olla siiski avalduksin see, et inimestel on sellist tahet ja omaette olekuks või omaette hoidmisteks. Aga see, mida alguses tuleks kindlasti rõhutada ja kinnitada, on see, et isegi kui me oma rahva arvu poolest väga suur rahvas ei ole, siis meie keel on küll sedavõrd suur, et keele poolest Eesti on päris suur riik. Nii et kui nüüd vaadata, milliseid seoseid on eestlastel oma kodukoha ja oma kodumurde vahel, et meie murdekeele maastik on ju erakordselt mitmekesine ja rikas ja meie murdekogud on ka väga suured, sest murdeainest on kogutud väga usinalt ja pikemat aega. Nii et see tõttu tahaksin ma kindlasti ka nende murdematerjalide hulgast üht-teist välja tuua ja teile siia nii näiteks kui ka võib-olla mõneks pärimiseks või küsimiseks. Et kas ma võiksin nüüd teie käest küsida ka seda, et siin on nii palju kuulajaid, kas kõik meie murdealad on nüüd kaetud? Kas siin on lõunaeestlasi? Väga tore. Kas siin on ida murdealalt, Kodavere kandist või Tõrmast? Kas siin on Kuusalu kandist, Vaivara kandist, Lüganuse kandist, rannikualadelt? Väga tore. Kas siin on Läänemaalt? Väga tore. Kas siin on saarlasi? Kas siin on mulke, tartlasi, võrokõisi ja setusid ja kas on äkki sellist keelt, mida Eestis ei kõnelda, vaid kõneldakse kuskil piiri taga, näiteks Põhja-Lätis või kas või Siberis või Kaukaasias. Et meie keele levikuala on ka seetõttu üsna lai, et eestlasi on välja rännanud, aga täna me siiski katsume püsida omas piirides ja oma keelepiirides. Kui rääkida murretest, siis me loomulikult peame silmas, et on mõningane vahe, mis on kirjakeel, mis on murre ja nendel on omavahelised seosed. Aga võiks nüüd natukene juttu teha ka sellest, et kui me räägime oma keelest ja sellest, kui kaua on eestlased siin meie maadel, meie aladel elanud, kas eestlased ja eesti keel on sama vanad.
kas eesti keel on vanem kui eestlased, kas eestlased on vanemad kui eesti keel, mida te sellest arvate? Ja seetõttu võib-olla natukene tasuks peatuda ka keele varasematel arengujärkudel ja küsida, kust algab eesti keel? Kui vana on eesti keel? Ütelge, olge head ja siis tuletage mulle meelde. Siin on mitu võimalust ja vaatame nendest võib-olla kahte, et te kindlasti olete kuulnud, mis asi on keelepuu. Ja keelepuu järgi arvestatakse ja joonistatakse sugulaskeeli, kuidas nad on pärit varasematest algkeeltest, kuidas Uurali aegadest jõuti soome-ugri aega ja sealt edasi samm-sammult Läänemere-Soome aega, kuni siis esimesel aastatuhandel jõuti nii kaugele, et see Läänemere-Soome keeleühtsus hakkas jagunema, lagunema, murenema ja siis hakkasid esile tulema juba ka meie eraldi olevad keeled. Nii et eraldi eesti keelest me võiksime siis rääkida juba esimesest aastatuhandest alates, nii et vähemalt 1500 aastat, aga võib-olla ka natukene rohkem, et sellest ajast me juba võime esile tuua, et eesti keel oli omaette, aga siis mitte lihtsalt eesti keel. Omaette olid Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti ja Häme ja Karjala, Vepsa ja Liivi hõimukeel. Ja nüüd, kui te küsite, aga kuhu jäävad vadjalased, kuhu jäävad isurid, siis natukene kannatust. Nemad tulid ka, nad tulid natukene hiljem. Vadjalaste keele alguseks loetakse esimese aastatuhande lõppu, kui Narva jõe taha jäänud hõimud eraldusid omaette vadjalasteks. Isurite päritolu seostatakse karjalaste lõunahõimude eraldumisega või eemale jäämisega. Nii et isurid ja vadjalased kuuluvad loomulikult meie sugukeelte hulka ka ja meie lähimate sugukeelte hulka. Aga need ei olnud päris valmis keeled, mis siis keeleühtsusest eristusid või eraldusid. Need olid pigem murded, hõimumurded. Ja kui me räägime keelest nüüd tänapäevases mõttes, siis siin on need kunagised hõimumurded ju ümber paigutunud, kombineerunud ja meie praegune eesti keel on kujunenud nii Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti kui ka Kirde-Eesti peamurdest. Ja kui siin teie näol on nüüd esindatud juba mitu murret, siis kõikide murrete panus meie praegusse kirjakeelde on ka loomulikult nii teenekas kui märgatav ja ulatuslik. Ja isegi kui need sellised murdevahed on ju väga vanad ja saanud alguse hämaratest ürgsetest aegadest, siis need keelemurded on olnud ka väga elujõulised, sest et rahvas on ju neid keeli kasutanud. Nii et need keelemurded ulatuvad tänapäeva välja, hoolimata sellest, et meie kirjakeel on neid murdevahesid hoolsasti tasandanud ja silunud, aga murded on olnud, nad on tänapäeval märgatavad ja elusad ja ma olen kindel, et murded jäävad ka edaspidiseks. Selles me võime olla kindlad. Ja kui nüüd keelepuu teooriast oleme paari sõnaga üle libisenud, siis teiselt poolt tuleks meenutada ka seda, et ega ühest teooriast harilikult ei piisa. Et kui me räägime keelekontaktidest ja kontaktiteooriast, siis siin ei ole pearõhk mitte nendel eristumistel, eraldumistel, eemale jäämistel, kaugenemistel, vaid pearõhk ongi keelekontaktidel. Ja see tähendab, et mingis mõttes keeled, mille kandjad, mille kõnelejad on omavahel tihedalt suhelnud, on muutunud järjest sarnasemaks ja on vastastikku laenatud, vastastikku mõjutanud.
ja kui me nüüd kontaktiteooriat silmas peame, siis me peame hüppama nii kaugesse aega, nagu on see aeg, kui jää meie aladel sulas, jääaeg sai mööda, siin hakkasid inimesed elama ja siis me küsime, kes need inimesed olid, kas need olid eestlased? Vaikimine tähendas nõusolekut või kuidas? Et see ei ole väga lihtne küsimus selles mõttes, et kui mõelda, et 13 000 aastat enne Kristust see jääaeg hakkas siin juba otsa lõppama ja jää sulama ja maa kerkima, ega meie kellegi mälu nüüd ju otse nii kaugele ei ulata ja perekonna pärimused niisamuti mitte. Aga teada on kindlasti see, et siin inimesi elas, aga võib-olla te olete kuulnud hoopis selliseid, võib-olla koolis õppinud, ülikoolis õppinud, kuulnud kellegi käest, lugenud kellegi mingitest raamatutest, et kuidas soome-ugrilased on Eestis ja meie aladel siin elanud vähemalt 5000 aastat. Et kas kõik on seda kuulnud ja kõik sellega kursis? Olete nõus sellega? Et seda on räägitud kaua aega ja juba 50. aastatel väga teenekad ja väga targad teadusmehed, näiteks arheoloogid Harri Moora, Lembit Jaanits, näiteks keeleteadlane Paul Ariste, nemad tegelesid väga tõsiselt ja usinalt Eesti rahva muinasajaloo uurimisega, meie etnogeneesi uurimisega. Ja kuna meie sugulasrahvad ja keeled on ju valdavalt idakaares, siis oli väga loomulik ja loogiline oletada, et meie kunagised kauged esivanemad on Eesti aladele sisse rännanud just nimelt idakaarest. Ja selleks, et nüüd kuna keele kohta ju mingisuguseid käega katsutavaid asitõendeid ei ole säilinud, siis katsuti seostada neid kunagisi rahvaste rändeid materiaalse kultuuriga. Ja see, milles nüüd üksmeelselt nõus oldi, oli see, et soome-ugrilasi peaks seostama kamgeraamikaga, kamgeraamilise kultuuriga. Te olete, ma loodan, te olete näinud pilte nendest suurtest savipüttidest ja savikaussidest ja vaasidest, sinna oleks nagu kammiga peale tõmmatud mustreid ja triipe ja ilustusi, et sealt on see kammkeraamika pärit, et on ka teistsuguseid mustreid ja ilustusi, ühed on nöörkeraamika ja siis oli veel lohk, väike lohkkeraamika ja nii edasi, aga et kammkeraamika kui soome-ugrilaste kultuur oli laialt levinud just nimelt 3000 aastat enne Kristust ning laias laastus. Ning sealt on pärit nüüd ka selline seisukoht ja suhtumine, et me oleme siin elanud vähemalt 5000 aastat. Aga sellel teoorial või sellel kammekeraamikal ja kõigel sellel on nüüd üks ainus aga. Et kui meie esivanemad on siin ja meie siis kaasa arvatud ikkagi, kui me oleme siin elanud vähemalt 5000 aastat ja te kindlasti olete kuulnud ka sellisest kultuurist nagu Kunda Lammasmägi. Et need asustusjäljed Eestis on ju aastatuhandeid vanemad kui need meie soome-ugrilaste kammkeraamika jäljed. Ja loomulik küsimus on siis see, et kui soome-ugrilased tulid siia 5000 aastat tagasi ja Kunda Lammasmäe asulakihid pärinevad 8.–7. aastatuhandest enne Kristust, need kaevati välja juba 1930. aastatel, kes siis need olid? Et siin ei jää muud üle, kui lihtsalt eeldada ja arvata, et kui nemad siin juba nii kaua aega varem elasid, siis arvatavasti nad mingit soome-ugrilist keelt ei kõnelenud. Ja vähemalt keele sugulasteks me neid pidada ei oska,
arheoloogid on arvanud, et see rahvas pärast jääaja lõppu rändas siia sisse kagust ja lõunast, aga et mis keelt nad kasutasid, selle kohta kellelgi aimu ei ole. Kui teie hulgas nüüd keegi teaks, mis keelt nad kõnelesid, see oleks suur asi. Me saaksime ühe suure niisuguse augu või täita. Ja see, mida nüüd üksmeelselt on arvatud juba 50. aastatest peale, on see, et ju siis see rahvastik, kes siin enne soome-ugrilasi elas, meie esivanemaid, ju nad siis on soome-ugrilastesse sulandunud, aga et nendest mingit märki või jälge ei ole jäänud. Ja nüüd ma jätkaksin siin lihtsalt sellega, et see, et nüüd mingeid märke pole jäänud, see on natukene vähe. Ja keeleteadlane Paul Ariste oli see, et tema hakkas sellistele seisukohtadele vastu vaidlema ning omalt poolt mingeid tõendeid otsima, et kas tõesti ei ole. Ja kui nüüd vaadata meie sõnavara päritolu, ma vahele küsin, et kas kõik on ikkagi juba käes hoidnud ka sellist raamatut nagu Eesti etümoloogia sõnaraamat. Et see ilmus 2012, selle koostamine kestis pikka aega ja nii edasi, aga kui teil peaks nüüd õhtul uni ära minema, te tahate mingi sõna päritolu teada saada, näed, ei tule meelde. Et siis olge kenad, võtke Eesti etümoloogia sõnaraamat ja vähemalt sealt te saate siis mingisugust juhatust, kust see sõna võib pärit olla ja nii edasi. Aga te näete ka seda, et ega kõikide sõnade päritolu ei olegi teada. Paljud on kahtlased, paljud on küsimärkidega ja paljud sõnad on sellised, mis on registreeritud ainult kas siis eesti keeles, siin lähimates keeltes. Neil ei ole ei vasteid kaugemates sugukeeltes ja ei ole ka mingit usutavat seletust, kust nad on pärit. Harilikult on päritolu kõige kindlamaid tunnistusi on see, kui sõna on mingist keelest laenatud. Ja see on vähemalt üks kõige usutavamaid seletusi ja need inimesed, kes etümoloogiatega tegelevad, nad vahel naljatamisi ütlevadki, et oma sõnavara on kõik need sõnad, mille selline laenuline päritolu ei ole veel kindlaks tehtud. Oodake ja siis te näete, et paljud nende hulgast võivad olla laensõnad. Ja Ariste esitas üsna suure peotäie niisugust sõnavara, mille päritolu kohta ei olnud veel mingeid kindlaid arvamusi. Nende sõnade hulgas oli sõnu, mis on seotud meie loodusega. Näiteks saar, näiteks org, näiteks oja, näiteks konn, näiteks mäger, näiteks põder ja nii edasi. Et sellised sõnad, mis meie jaoks on väga igapäevased ja nad on ju meie sõnad, eks ole. Siis kui veel võtta ka niisuguseid sõnu, mis on seotud inimese enda kehaga. Somaatiline sõnavara, näiteks higi ja huul ja kube ja nisk või siis turi ja nii edasi, ja kael ja nina, et no kuulge, need on ju meie kõige ihuligidasemad sõnad, et kuidas siis need ei ole meile teada või tuntud. Ning aga ei ole. Ja selle kohta Ariste ütles, et üks võimalus on see, et need sõnad võivad olla pärit just nimelt nendelt inimestelt, nendelt hõimudelt, sellelt rahvastikult, kes elasid siin enne soome-ugrilasi. Ja keeleteaduses on niisugune väljend nagu substraat. Ja substraadi nimetust kannavad just nimelt sellised sõnad, mis on varasematest kihtidest jõudnud hilisemate keelekasutajateni, et näiteks võiks siis tuua, et kui näiteks Venemaal on mingites piirkondades olnud
marikülad ja udmurdikülad või siis ka merjalaste külad, siis ja seal neid enam ei ole, siis midagi nendest keeltest on jäänud tänapäeva vene keelde. Ja nii on see ka muudel aladel, et kui mingisugune keel just nagu oleks kadunud, siis tavaliselt ei ole see keel kadunud päris jäljetult, vaid substraatsõnadena või sellise substraatilmingutena võivad nad olla olemas ka nüüd hilisemate inimeste keeles. Ja kui Kunda kultuurirahvas tõenäoliselt mingit soome-ugri keelt ei kõnelnud, siis Ariste nimetas neid just nimelt protoeurooplasteks või siis ka eeleurooplasteks või algeurooplasteks, need, kes siin elasid enne soome-ugrilasi. Niisuguse substraadi olemasolu on väga raske tõestada, sest et midagi käega katsutavat ju tegelikult ei ole, aga see küsimus on kindlasti õigustatud ja seetõttu nüüd nende substraadi asjadega on tegeldud ka hiljem ning see on üks Paul Ariste suuri teeneid, et ta niisuguse valdkonna üldse teadlaste teadusse tõi. Ja kui nüüd Kunda Lammasmäest oli juttu, siis nagu me teame, 1967. aastal avastati Pärnumaal Kulli asulakoht. Ja see viis nüüd selle ajalooperioodi veel pikemaks, kui meie teada siin soome-ugrilasi ei pidanud elama, sest seda kammkeraamikat ikkagi dateeriti endiselt 5000 aasta taha. Ja seetõttu tegeles Ariste nende asjadega edasi ja nüüd nende proto-Euroopa võimalike laenude hulka juba lisas ta ka sellised sõnad nagu ahven ja meri ja sammal ja nende hulka jõudsid ka mitmed kohanimed. Nii et siin tuleks nüüd, miks nendest asjadest nüüd üldse rääkida. See on kauge ajalugu ja need sellised üksikasjad võivad loomulikult pakkuda huvi, sest sageli me nende asjade peale ei mõtle. Aga kui me räägime substraadist ja nendest kunagistest sõnadest, substraatsõnavarast, siis siin on vaatluse alla võetud tegelikult kaks asja. Ja üks on see, et kust on mingi keel, mingi rahvas pärit ja see tähendab siis etnogeneesiga seotud küsimused. Ja see, kui me räägime siin substraadist ja paleoeurooplastest või protoeurooplastest, siis me räägime ühtlasi ka sellest, et meie esivanemate näol on tegemist sisserändajatega. Et kui me nendes nii-öelda tõsiasjades, kui me nende asjadega lepime, siis meil tuleb leppida ka niisuguse tõsiasjaga, et meie esivanemad ei ole elanud siin mitte nüüd aegade algusest või jääaja sulamisest peale, vaid nad on tulnud siia hilisematel aegadel, aga nii on see ka enamiku teiste rahvastega. Nii et isegi kui nüüd ütelda, et me oleme siin elanud ainult 5000 aastat, siis sellest hoolimata eestlased on vähemalt Euroopas ühed kõige põlisemad, ühed kõige asukohatruumad rahvas, kes siin üldse on olemas. Ja kuna me oleme harjunud ennast pidama üheks Euroopa põliseks rahvaks, siis tasub ühtlasi meeles pidada ka seda, et me ei ole kunagi siin elanud ainult omas mullis, vaid see meie keele püsima jäämine on olnud pidevalt seotud jätkuva õppimisega naabritelt, oma keelevarade täiendamisega teistest keeltest ja nii edasi. Aga see, et milliste sõnade puhul uurimistöö peab jätkuma ja praegu on nendel veel ikkagi väikene sildikene juures, et tegemist on proto-Euroopa sõnavaraga, et mõned ma loen veel ikkagi ette, et
näiteks loomadest jänes, ilves, konn, saarmas, kärp. Ja kuna siin on ka pisikesi kiskjaid hulgas, siis siin võib üks põhjus olla ka selles, et tabu tingimustes ei tohtinud omas keeles seda öelda ja siis tuli kasutada mingit laenu. Aga me võime ju mõelda ka selliste kohanimede peale, nagu on Peipsi ja Pärnu ja Võrtsjärv. Ja praegu meil ei ole paremat seletust kui see, et need nimed võisid olla siin käibel juba enne seda, kui meie esivanemad siia tulid. Sama käib ka soomlaste kohta. Need higi, koibi, külgiliha, niemi, oja ja nii edasi on täpselt samad nagu meie keeles. Soomlaste kohanimed on siis Saimaa või Imatra või Päijänne. Ja nii et selles mõttes me oleme soomlastega ühes paadis. Ja kui me nüüd juba juttu oleme teinud natukene substraadist, siis ja me peame tunnistama, et me ei tea, kust need sõnad pärit on ja nii edasi, siis sellist laenamist on tulnud ju ette pidevalt ja kogu aeg. Ja kui me räägime mingist tavalisest omakeele sõnast, siis kõige raskem ongi, ja kui me teame, et see on laen, siis kõige raskem ongi välja pakkuda seda, et aga mis oli enne. Me teame, et hammas, väga ihuligi, väga tuttav, väga oma sõna hammas, et see on balti laen ja see on laenatud. Ja see on laenatud paar tuhat aastat tagasi, tekib küsimus, et miks ega meil siis, alles siis meil hambad suhu ei kasvanud. Et ja mis oli enne? Äkki keegi teab? See kihv ei lähe, aga siin on üks väike vihje. Nii, et pii on arvatud, et tõenäoliselt olid piid ka suus, kui oli kael ja see on laenatud ja jällegi, miks me peame kaela laenama mingi teise rahva keelest. Arvatakse, et enne seda oli seba või sebe, nii nagu ree, selline tõus või kaelus on sebe. Ja siis on üks huvitav sõna, on susi. Et tõenäoliselt on tegemist Indo-Euroopa laenuga, aga mis oli enne? Vaat see on, mida me ei tea, sest et kui me soest räägime, siis tuleb meile kohe meelde, et tegemist on ühe allivati mehega, kelle puhul on tulnud kasutada eufemisme ja seetõttu on eesti keelte laenatud sõna hunt. Ja siis on veel huvitavaid mitmekordseid laenamisi ju ka see, et meie keeles on sõna prii, et kõik tunnevad ja teavad, et see on saksa keelest. Ja siis on meil laenatud ka vaba, mis tähendab enam-vähem sama ja see on vene keelest. Aga mis on siis meie oma sõna? See võiks olla selline sõna nagu ula. Et kui te lähete ula peale või keegi muutub liiga ulakaks ja nii edasi, siis see ula tüvi siin ees, see võiks olla nüüd enne seda, kui on laenatud need vabad ja priid. See sõna esineb ainult eesti ja vadja keeles ja mitte mujal. Aga et nende vanade aegade tuhnimise ja uurimisega seoses on jõutud nüüd juba ka palju uuematele tulemustele just nimelt käesoleva aastatuhande jooksul ja eriti Soome keeleteadlased Petri Kallio ja Jaakko Häkkinen ja teised on nüüd sobitanud just nimelt eri laenukihte, mis meie keeltes esinevad ning seetõttu, kui veel 30-40 aastat tagasi peeti loomulikuks, et uurali keeleühtsus hakkas jagunema, murenema, lagunema umbes 4000 aastat enne Kristust ehk siis 6000 aastat tagasi, siis uusimate uuringute alusel võib öelda, et see toimus hiljem. Et tõenäoliselt
3600 kuni 2000 aastat enne Kristust. Nii et see on märgatavalt hiljem, kui varasemad uurijad seda võimalikuks pidasid. Nii et kui tänasest kokkusaamisest nüüd teile võiks midagi meelde jääda, siis üks selline pisiasi küll see, et Uurali keeled on jagunenud hoopis hilisemal ajal, kui seda varasematel aegadel on arvatud. Nii et me võime rahulikult öelda, et Läänemere-Soome rahvastik on elanud siin mail järjepidevalt alates kamgeraamika perioodist ning see küll viitab soome-ugrilaste sisserändele, kuid vähemalt praeguste vahenditega ei ole mingit võimalust kindlaks teha, midagi lähemalt seletada, et mis keelt kasutasid need inimesed, kes elasid siin varem. Et väga võimalik, et tuleb loota hilisematele või tulevikulistele uurimustöödele, kui löövad kampa eri teadusalade inimesed, et seda üheskoos välja selgitada mõnede uuemate meetodite ja vahenditega. Ja nüüd te olete juba seda tükk aega oodanud, et millal need murded ükskord jutuks tulevad ja nüüd, kui me räägime Läänemere-Soome rahvastiku järjepidevast elunemisest siin mail, siis need Läänemere-Soome keeleühtsused jagunesidki hõimumurreteks ja need olid seotud loomulikult ka oma kultuurirühmadega ja juba esimese aastatuhande jooksul me võime rääkida, et vähemalt Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti ja Lääne-Eesti olid eraldi. Nende eritlemiste aluseks on olnud nii kalmetüübid, materiaalne kultuur ja esimesel aastatuhandel kujunesid välja juba ka meie muinasmaakonnad. Nendest ajalooasjadest annab välja noppida väga huvitavaid üksikasju ja vahemärkuse korras ma tahaks mainida, et näiteks Raimo Raag Uppsala ülikoolist on juhtinud minu tähelepanu ühele Rootsi ruunikivile. Ja sinna on kirjutatud tekst umbkaudu aastal 1000. Tegemist on viikingite sõjaretkega üle Läänemere ja see viikingite sõjapealik on meie maadel lahingutes langenud ja hukka saanud ja sellel ruunikivil on viikingi pealiku Olofi langemispaigana mainitud Eistlandum ja see ei ole mitte Eesti ainsuses, vaid siin on Eesti maadel, et see Olof on langenud Eesti maadel ja et siit me võiks siis välja lugeda, et need Skandinaavia viikingite ajal ei olnud veel eestlaste maa mitte selline üks tervik, vaid võimalik, et just nimelt need eriilmelised maakonnad andsid aluse nimetada neid Eesti maadeks, et ja seda me leiame ju enam-vähem ka siis, kui me loeme Liivimaa Henriku kroonikat, ka siis oli tegemist eri maakondadega, aga isegi kui see meie Eesti ei olnud tollal veel võetav või loetav ühe riigina, siis rahva kohta kasutati üldnimetust Estones. Ja see näitab küll, et eestlased olid väga selgelt eristunud juba meie naaberrahvastest, nii liivlastest kui ka latkalitest ja kriivitšitest. Järelikult oli siinsete inimeste keel see, mis neid nii-öelda ühetaolisena andis võtta isegi üle maakonna rajade, hoolimata märgatavatest murdevahedest, sest murdevahesid ja eri murdeid on siin pidevalt märgatud, nähtud ja väljendatud. Isegi meie kõige vanemas säilinud trükiteoses, Vanratkooli katekismuses aastast 1535 on juttu sellest, kuidas eesti keelt räägitakse erinevalt Tallinnas ja Tartus ja Narvas.
et need murdevahed on olnud märgatavad. Aga kitsamad murdeerinevused hakkasid kujunema pärast muinasaja lõppu, siis kui murded hakkasid jagunema murrakuteks, aga murrakud hakkasid juba esile kerkima peamiselt 14. kuni 16. sajandil. Ja nüüd olge kenad ja öelge, et miks just siis. Et kui meie muistne iseseisvus oli juba kadunud, kui ristirüütlid ja olid juba siin maad valitsemas, siis maakonnad jäid ju põhimõtteliselt alles, et murrete sees hakkasid esile kerkima just nimelt ka murrakud. Ja tavaliselt on selliste küsimuste või pähklite puhul antakse ka viiteid või vihjeid. Et ma tahaksin anda nüüd sellise vihje, et kihelkonnad ja murrakud on omavahel seotud. Ja kui ristiusk meie maale tuli, siis hakati hoolsalt kirikuid ehitama ja 14. sajandi lõpuks olid Eesti talupojad juba muudetud sunnismaiseks. Aga inimesed suhtlesid tollal ju peamiselt oma kiriku kihelkonna piires. Ja see piirkond, mille keskus oli kirik, sellest kujunes välja ka nii-öelda üks keelearvestusühik, mida rahvateadlased siiamaani arvestavad, nii rahvaluule, etnoloogia, keeleteadus. Kui me räägime eesti keelest või eesti kultuurist, siis me tihtipeale küsime, aga mis kihelkonnaga tegemist, mis kihelkonnast sa ise pärit oled ja mille kaudu siis, kuidas seda arvestust pidada. Sest kirikus olid ju arvel kõik sünnid ja leeritamised ja abielud ja surmad ja seetõttu kiriku kihelkondade järgi on nimetatud ju ka meie murrakud ja nende kokkuvõtted siis ka ja murded, et 20. sajandi seisuga on kihelkondi mainitud üle 100 ja mõni autor on andnud ka selgemaid viiteid, et kihelkondi ja murrakuid võib olla ka 104 või isegi 107 ja kui nüüd meie keeleraamatutest rääkida, murdesõnaraamatust või muudest ülevaadetest, siis meie arvepidamine näitab kokku 116 nimetust. Aga nende hulgas on siis juba ka jagunenud või jaotatud kihelkonnad, näiteks Iisaku jaguneb 3, Kuusalu 2, Jõelähtme 2, Kodavere 2 ja nii edasi, et siin on sellised ka. Aga nüüd ma olen jälle tükk aega üksi rääkinud, et kas te tahaksite nüüd ütelda, et miks me räägime murdest? Kust on tulnud see sõna murre, keelemurre ja mida see meile ütleb? Oletame, et me oleme Jüri kihelkonnas, eks, aga et kui me oleme näiteks mõnes muus kihelkonnas, oleme näiteks Vändra kihelkonnas ja sinna tuleb inimene kas siis Karksist või Vahtseliinast ja räägib oma keelt. Siis Vändra inimene vaatab, et teise keel on hoopis teissugune. Ja tema siis räägib oma just nagu murraks seda eesti keelt teistmoodi kui nüüd see Vändra inimene. Ja teine võimalus võib olla ka ju see, et tuleb keegi inimene hoopis kaugemalt ja siis ta räägib seda sama keelt, mida sa ise räägid ja siis tekivad sellised aktsendid ja muud vahed, et see keele murdmine tähendaks siis seda ikkagi, et räägiks nagu nii nagu meie, aga imelik, et ta ei räägi nagu meie, vaid ta räägib siis, murrab seda meie keelt ja räägib teistmoodi. Ja need murde erinevused hakkasidki välja kujunema just nimelt siis, kui oli tegemist juba nende ristiusu toodud uute aegadega ja kui meie maale tuli ka teisi keeli.
seetõttu võiks öelda, et näiteks tol ajal pikemalt meie aladel kasutatud alamsaksa keel on kindlasti mõjutanud ka eesti keele kujunemist ja arengut ja vähemalt nendel aegadel hakkas eesti keeles välja kujunema ka juba astmevaheldus ning siis tekkisid ka niisugused nähtused nagu lõpukadu ja sisekadu, et sõnad olid pikemad, lõpust jäeti vokaale ära, osa häälikuid kadus ka sõna sees ja siis on silmatorkav ka see, et Lõuna-Eestist hakkas levima Põhja-Eestisse ka selliseid nähtusi, et i mitmuse kõrvale hakkas tekkima, sugenema, levima ka D-mitmus, et i mineviku kõrvale hakkas tulema ka si minevik ja seetõttu need ka põhjapoolsed murded hakkasid vähehaaval muutuma, aga huvitaval kombel, kui me vaatame praegusi kirderanniku murdeid, siis kõik need uuendused mitte igale poole ei jõudnud ja vähemalt kirderanniku murdes näiteks ise ja lõpukadu jäidki toimumata ka hiljem. Ja nende murde arengute, muutuste ja kujunemiste puhul me saame jällegi rääkida sajanditest. Aga meie praegused ettekujutused Eesti murretest tuginevad peamiselt 19. ja 20. sajandi keelematerjalil. Need, mida meil on kogutud, need, mis meil murdearhiivides on võtta ja kasutada. Aga kindlasti me peame arvestama ka sellega, et vanasti on siin olnud näiteks Põhjasõja aegadel ja varemgi väga otsustavaid, laastavaid katkestusi, sest siin on olnud nii arvukaid sõdu kui taude ja näljahädasid. Ja kui mingid alad jäid tühjaks, siis sinna rändas uusasukaid, nii et rahvas ise ja rahva keel murrete näol on olnud uskumatult visa ja elujõuline. Aga kui mingi sõja või lahingu või näljahäda tõttu mingid alad jäid tühjaks ja sinna tulid uued inimesed, mille järgi nad valisid, kas see koht on soodus, elupaik või mitte. Kui inimesed olid seal juba hinge heitnud ja polnud kellegi käest, oli vaja siis juba need põllud ja muud asjad üle võtta. Et mille järgi vaadata, et kuidas siin, kas siia tasub jääda või tuleb võtta jalad selga ja minna edasi. Kui on tegemist sellise vanaaegse katusega, mis näitab, kuidas vili kasvab, siis te näete, et kas see kõrs on pikk või lühike. Ja selle järgi siis tõmbate ühe õletuusti välja ja selle järgi te näete, kuidas siin vili kasvab. Ja nii et niisuguseid muudatusi ja asju on toimunud ka ja kindlasti on olnud ka päris juhuslikke või just nagu juhuslikke seiku. Keeleuurijad on tähele pannud ka seda, et kui mingisuguses murdeala, mingis piirkonnas keele leidub ootamatuid hälbeid või ootamatuid kõrvalekaldeid, siis arhiivi andmete põhjal on tulnud välja, et mõni mõisnik näiteks on kaardimängus kaotanud suuri summasid ja pidi näiteks oma mänguvõla katteks loovutama talupoegi Läänemaalt Tartumaale. Palun väga, et kui on Tartumaal tuleb järsku mingi kõva kivi välja, siis võivad olla siin ka hoopis niisugused asjad. Ja kui nüüd vaatame murdekaardile, siis mitu murret meil on? Et Põhja-Eestis kõik teavad, meil on saartemurre ja läänemurre ja keskmurre ja idamurre. Kui me Kuusalu kandis jõuame mere äärde ja vaatame sinna Lüganuse ja Vaivara poole, siis seda ühed nimetavad kirderanniku murdeks, seda võib jagada ka kaheks, et on rannamurre ja alutaguse. Ja kui me läheme Lõuna-Eestisse, siis on seal kindlasti Mulgi ja Tartu ja Võru. Ja Võru hulka me harilikult loeme ka Setu murraku. Ja see, kui mitu murret
me saame, see sõltub ka lihtsalt, et kelle käest te küsite. See on natukene imelik, eks ole. Ja aga nii see on, et mina ütlesin teile vist praegu, et meil on 8 murret. Ja mis on selle aluseks? Kui meie murdeid on kogutud juba alates 1920. aastatest, siis nende järgi on ju korraldatud ka meie murdearhiivid. Nii et alates 1956. aastast on Eesti Keele Instituudi murdearhiiv korraldatud nii, et see on jagatud 8 murdesse. Ja 8 murret jagunevad siis omakorda murrakuteks, mida me võime kokku lugeda 116. Aga murde uurimine ju ei lõpe kunagi. Ja vahemärkuse korras, et meie murdearhiivis on ligi 3 miljonit sõnasedelit ja 140 000 lehekülge vihikmaterjale ja paar tuhat tundi on meil ka helisalvestisi. Ja seda tööd on meil tehtud järjepidevalt juba üle poole sajandi. Murde uurimine läheb edasi ning tartlased professor Karl Pajusalu tuli 1999. aastal välja seisukohaga, et Kirde-Ranniku murde saab 2 jagada. Võru murdest annab setu keele eraldi välja tõsta, seetõttu Tartu murdearhiiv on jagatud 10 murdesse, aga pool sajandit hiljem kui meie oma. Nii et seetõttu nüüd me võime öelda, et 8 või 9 murret on meil küll, aga see sõltub nüüd natukene, kes loeb ja kes ei loe. Aga meie murded on väga huvitavad, väga rikkalikud ja üksteisest erinevad. Väga kaua on muide vaieldud ka selle üle, kas meil on 2 peamurret või 3 ja 30. aastatel juba algasid diskussioonid, et Kirde-Ranniku murre, kas ta siis on eraldi või mitte, kas ta on nii-öelda vanapärane ja kohe olnud üks peamurre või on hilisemate Soome kontaktide tulemus. Aga praeguseks loomulikult peetakse teda omaette peamurdeks. Mõned näited nüüd selle kohta, kuidas üks sõna on 3 eri peamurdes. Et kui me võtame sellise sõna nagu nael, siis Kuusalu kandis öeldakse naula, siin Põhja-Eestis öeldakse nael ja kui te lähete üle Emajõe juba sinna Haanja poole, siis seal on nagõl ja naal. Ja samamoodi, et kui Kuusalu kandis on nauris, õigemini nauris, meie ütleme naeris, aga Lõuna-Eestis on naaris või nakõl. Ja siit tulevad ka sellised erinevused, et kui meie ütleme kõht, siis Kuusalu kandi rahvas ütleb, see tähendus on küll natuke teistsugune, aga see sõna on kohtu ja see on naistel ja meestel seda ei ole, aga lõunaeestlased ütlevad kõtt, nii nagu Põhja-Eestis on vaht ja Lõuna-Eestis on vatt. Ja kui meie ütleme, et on suurem, siis Kuusalu kandis on suurem või suurembi ja Lõuna-Eestis on kas siis suurem või suurepp. Kui meie ütleme, et ma võtsin, siis Kuusalu mees ütleb, et ma odin ja lõunaeestlane ütleb, ma võti. Ja selliseid üksikuid jooni on loomulikult veel palju, aga et võib-olla on natukene sõbralikum, kui ma katsun teile natukene lugeda ette selliseid pajatusi, mille põhisõnum on sama, aga ta on kirja pandud siis arvestades meie murde erinevusi. Et meie kirjakeele aluseks on keskmurre. Siis kõigepealt ma alustan ühe niisuguse jutuga, mis on üles kirjutatud Järva Madiselt. Järvamaa on enam-vähem nii-öelda kirjakeelne piirkond, et neid murde erinevusi väga palju ei ole ja
mul on üks väike tagamõte ka, et mis järjekorras ma neid tekste loen. Ja lugu on selline, et igal juhul siin on üks keskne mõiste, mis igas tekstis erineb, on see, et kuidas öelda naise kohta, kes ootab last. Ja lugu on nüüd selline. Kord peremies läinud linna ja hakanud linnast tulema ja eksin tie peal ja kart seal, et ei oska enam minna. Siis tuld üks tema juurde ja öeldi, et tema juhatab viimehe koju. Anna siia mulle, mis sul kõige enne vasta tuleb õue väravas. Mies mõelda, et mis siis ikka vasta tuleb ja öeldi, koer ehk tuleb vasta. Aga mõttes olnud siia, et on teistmoodi naine kodu olnud. Ega naine omiti vasta tule mulle. Luban siis võõralle selle, mis väravas vasta tuleb ja läinud siis edasi ja soand koju väravasse ja naiste rahvas tuld vasta. Mies ehmatanud kangest löönud risti ette. Vanapagan, kes ise oligi võõras miest, löönud plaksti mehele otsa, et ei olnud kadunud. See olnud ämmamuar, kes poeglapsega vasta mehele tuld. Kui mies poleks risti ette löönud ega jumalat nimetanud, oleks lapse viinud. Kas kõik oli arusaadav? Siis läheme natukene sellest eemale, on Läänemurre ja Vigala. Ühe korra läinud peremees linna, aga linnast tuleme eksin tiib ja mehel tulnud kole hirm peale. Ei mõesta enam koju minna. Siis tulnud kiigi tema juurde, ütlen, tema juhatab viib mehe koju, anna see moole, mis sool kõigene vasta tuleb õue väräpässe. Miis mõtlen, et mis siis ikke moole seal vasta tuleb, ütlen, see on koer, aga miiles olnud see koha, et naine kodu teise järje peal. Ega naine ometi moole vasta tuleb. Luban siis võõralle selle, mis väräpäs vasta tuleb, läinud siis edesi, saanud kodu väräpässe, üks naine tulnud vasta. Miis kohkond kangest lüünd risti ette. Vanapagan, kes isi oligi võõras miis, lüünd laksti mehele otsa ette, on kadunud. See on ämmeid, kes poiss lapsega mehele vasta tulnud. Kui miis põles risti ette lüünd ega jumalat nimetanud, oleks lapse viinud. Kas on natukene teistmoodi? Aga mitte vist väga palju. Ja nüüd hüppame üle vee Muhumaale. Ühe korra üks mies läinud linna, hakkan linnast tulema, eksin tie peal kart seal, et te poskagi viimaks enam koju minna. Siis tulnud üks ta juurde, ütlen, tema juhatab viib mehe koju, anna siia muale, mis sool kõige esiti õue värava vahel vasta tuleb. Mies mõtleb, kissi seal mõni muu moole ikke vasta tuleb, koer ehk tuleb vastu, aga mõttes on see, et tal raske inimene kodu olnud. Ega siia tule omite vastu mitte. Luban siis võõrale selle, mis värava vahel vastu tuleb, läinud isi jeetsi, suvand kodu värava vahel, naine tulnud vastu. Mies kohkund kohe kangest ja kukkunud risti ette laduma. Vana kurivaim, kes ise oligi võõras mees, löönud laksti mehele vastu otsakonti ja olnud kadunud. See on tema muur, kes sündinud titega taale vastu tulnud. Kui mies põleks risti ette löönud mitte ega jumala nime nimetanud mitte, siis ta oleks lapse viinud. Need murdevahed tunduvad natukene veel lähedased ja üleminekud kaunis sujuvad. Kui me nüüd Sörve jõuame, siis Aga ühe korra üks pereisa läinud linna ning hakanud linnast tagasi kuju tulema ning eksinud tee peal isi kartanud hirmsast see läigi osa enam kuju minna. Siis tulnud üks isane unti, keda juurde ütlenud sedasi, ta ugutab teed ning viib teda kuju. Anna see moole, mis sul kõige enemdi vasta tuleb uue raas. Isane mõtlen, mis moole ikka vastu tuleb, ütlen, koer vahest tuleb vastu. Aga meeles on jälle see, ta on Toomas naine kodu olnud, ega eit viimaks, et tule vastu moole. Lõband siis pööra isa selle, mis väravast kõige enemdi vastu tuleb, läinud siis peile edasi, pööras koikka setsis, saanud kuju väravasse, tulnudki üks emane taale vastu. Isane kokkunud hirmsast teernud risti ede, vana pagans arviline ise oli ka pööras isane, need plakstik mehele otsaede olnud isi kadunud. Aga näed sa, see on ämmamor, kes poist lapsega tulnud võist mehele vastu. Kui isane jälle poleks risti ede löönud ega jumalat nimetanud, sarviline oleks lapse viinkid.
Ja nüüd tulevad need teised põhimurded, et Kuusalu kandi lugu peaks olema ikkagi ka veel päris selge ja arusaadav, et kerra peremies mend linna, hakkan linnast tulema eksynd tie peal, ärre kartnud ei oska enam menne. Siis tun kennegi tämä juure öölt, tämä johatab viemihe kuo, vaide anna siia minule, mikä sinule kaige esimesek vasta tule õue vereväs. Mies medel, mikä siis ige vasta tule yölt, kuerehku tule vasta, vaata mieles olet siedimel naine titte tuomas kodu, ega naine hoiti vasta tule minule. Luban siis vieraille sen, mikä vereväs vastu tule mend edesi, saanud kuo verevässe ja naisterahvas tulnud vasta. Mies heitund hirmusast, löönd risti ede. Vanasarvike 7 oligid vieras mies, äigend peremehele mööda päädol kadunud. See olnud ämgen poissiga mehele vasta tulnud. Kui mees ei olis risti ette löönd ega jumalt nimindanud, olis lapse ära viiend. Ja siin nüüd selle loo puhul oleks pidanud jääma niisugune maik või mulje, et siin on natukene juba nagu sinna soome keele poole see eesti keel. Aga nüüd Põhja-Eesti murdekeelega võrreldes nüüd, kui me jõuame mulgimurde alale ja karksi, siis vaatame, kuidas siin need, aga teil hakkab see lugu juba pähe jääma. Selles mõttes siin on juba arusaamisega raskusi ei ole. Õitskõrd peremis läinud linna, hakanud linnast tulema, essun tiibel ära, pelenusel, et mõista jääb minna. Siis tullu ütles tema manu, ütlen tema juhatse viis mehe kodu, aga anna siia viiol, mis siia kõigepealt use väredi peale vastu tule. Viis mõtlet, et mis sa sikke vastu tule, ütlen kuereht tule vastu, aga mõtlen ollu siia, et on latsekandja naine kodu ollu. Ega naine ometik minul vastu ei tule. Lubanuses võõral mehel sellemi väredi peale vastu tule, lennuses edesi, saanu kodu väredi peale, naisterahvas tullu vastu. Miis heitund ära löönu risti ede, vanavagan ketsi olliki võõras miis löönu laksni mehel otsa ette ollu kadu. Sii ollu ämmemuur ketsi poisik latsega mihel vastu tullu. Kui miis ei oles risti ette löönu ega jumalt nimeten, olles latse ära viinud. Siin oli mulgi inimesi, et kas tänapäeval selliseid lugusid ikka kostab veel? Ma ei tea, olen päriselt, aga ma ei ole seda enam ära. Et vähemalt mulgikeelseid uudiseid ja raadiosaateid tuleb, et siis kostab sellist murdekeelt ka. Ja nüüd on Lõuna-Eesti järgmine esindaja on Hargla Lääne-Võrumaalt. Ja siin on minu aktsent, Harju aktsent kindlasti kõige rohkem ära tuntav, nii et palun ette vabandus. Õtskõrd peremiis länny liina, nakanu jo liinast tulema, kui essyny tiibel väle ja peleny, et mõistakene kuu minne. Siis tullu kieki telemanu ja ülny, et ime juhatas küll vii mehe kuu, a miis andku tuu telle meie kõkke enne vasta tule usse ja pere. Miis esi mõttel, mis siis õks tule ja ülny pini vahest tule. A mõtlen ollu tuu, et ime hennest müüda naane kotul. Ega õgas naane omata vasta tule. Nii lubasiki võõrale tuu, mis vere on kõkke enne vasta tule. Länny siis edesi, saanu jo kodo muru peale, kui nasterahvas tullu vasta. Mis hiitynyt väega kangade lüüny endale risti ette. Vana judaski kietuu võõras olgi, leie mehele plaksti otsa ette katte väle. Tuu on ämmemuur kie pojaga mehele vasta tuli. Kui miis õss oles endale risti ette löönyt ja Jumala nime nimetanud, siis time oles latse ära veelib. Et see Eesti, Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti ala ei ole üksteisest ju ka kuigi kaugel, aga et nähtavasti see kunagine Emajõe joon on sedavõrd palju mõjutanud ja need kunagised hõimuvahed loomulikult ka, et arvata võib, et kui selline päris hiidlane esimest korda oma saare pealt välja jõuab, jala välja tõstab ja satub näiteks Setumaale, siis tal on vaja ikkagi üksjagu harjuda, et selle keelega hakkama saada. Ja
ma teeksin nüüd nii, et ma selliseid murdejooni teile päris ette lugema ei hakka. Mul on varuks veel mõningaid keelenäiteid, et võib-olla see oleks natukene parem moodus, kuidas asjast aimu saada. Aga kindlasti tahaks nüüd teile natukene ette lugeda selliseid seisukohti, mis on pärit inimeste endi suust, ehk siis rahva endi arvamusi ja mida arvavad inimesed murdekeele kõnelejad oma keele kohta. Muidugi arvavad nad hästi. Ja see, mida ütlevad näiteks Kodavere inimesed, kõlab nii. Medekiil on esi kõige pustam kiil, ei ole ühtegi käänet ega väänet side. Saite aru? Meie keel on see kõige puhtam keel, sest siin ei ole ühtegi käänet ega väänet sees. Nii, Karksi inimesed ütlevad, abjan õisun karisten on kõige õigem eesti kiil, mitte et skõnt sehen ei ole. Ja sama nagu Kodavere seisukoht on ka Varbla. Si Varbla kiil osi kõige puhtem ja selgem eesti kiil. Ja kuidas kõlab naabrite keel, eks ikka imelikult. Ja mitte nii nagu meie keel. Valjala inimesed Saaremaal ütlevad, et igas pooles on oma keele murrakas, aga ruhlased räägivad urr-arr, üks ärridega ring käib. Et pole väga aru saada. Küll on veidre see mulgi kiil, ütlevad Nõo inimesed. Nämä ütlevad nänn ja et, meie ütleme memm ja taat. Et juba see, kui nimetatakse mingeid asju hoopis teistmoodi, kui inimesed on harjunud, siis see äratab tähelepanu. See riakis seda Võru murrakut, mõnest sõnast ei saanud jägu. Õkva ja prõlla ja kõik, mis seal on, ütlevad Laiuse inimesed. Et see on ka kindlasti see, mis inimestele kõrva torkab ja tihtipeale järgneb nüüd niisugusele arusaamisele või imestamisele või muigamisele ka see, et naabrite keelt hakatakse imiteerima või rahvakeeles hakatakse järele haapima. Ja tahetakse siis jätta nüüd seletada, et vaat kuidas nemad seal räägivad. Ja Pühaleppa on Hiiumaal üks selline koht, kus rahvakeeles on ka sõnaalguline H, nii nagu ka Kuusalus. Selliseid kohti Põhja-Eestis väga palju ei ole. Ja kuna pühaleplased Hiiumaal hääldavad H, siis see on teistele kõrva torganud, nad kutsuvad neid pühaleplasi heilutajateks. Ja siis nad ütlevad, vaat kuidas need heilutajad räägivad. Küll on hirmus kui hing, issanda juurde hiljaks jää. Et siis markeeritakse just nimelt seda, mis nendele peaks olema iseloomulik ja Läänemaa keele kohta öeldakse just nimelt nii, et tore keel, Kibissaare Mihkle kibikõba lebakott. Ja harjakate keele kohta öeldakse, et harjakas istub laudas, sukad jalgas, sepik selgas, isi nälgas. Et kuidas kõik peavad olema nüüd just selle rõhutatult, et riikis ja tiikis ja metsas ja nälgas ja kõik. Ja siis juurukeele kohta öeldakse, juaan, mine tuos uapad sealt uastuda pealt ära. Ja Kodavere kohta jällegi, et markeerida neid murdejooni, seal on palju õõd. Ja siis öeldakse Kodavere kohta, õravas jõusi selle õtrapõllu peremis õhjad õllal õravanna järel. Et siis kus aga vähegi võimalik sinna õõ on pandud ja ühes sõnas tõesti ei ole pandud. Kodavere kohta öeldakse veel nii, et kuidas seal räägitakse, et see on väga selge, et inimene on Kodaverest, ta ütleb niimoodi, armast oster anna rostu lapse kõst one lasti. Et seal HT või see kõht on kõst ja täht on täst ja et see HT seal ei ole.
nii et niisugused eripärad käivad loomulikult murdekeele juurde ja kui nüüd minna kuhugi teise kanti, siis keelenaabritele ja ütleme ka sellistele inimestele, kes on näiteks täiskirjakeelsed, nendele võib vahel mõni murdesõna tähendus ka hämaraks jääda ja siis ta peab küsima, et mis see tähendab. Ja näiteks Kihnus on öeldud, et kui massakas, siis mandrimees tuleb nendele ja kui peres on nüüd söögijärg ja juba on üht-teist laua peal ja perenaine ütleb, et oodot, ma too õonad ka kohe kala kõrva. Et siis see mandrimees võib-olla esimese hooga ei saa aru, et miks neid kalu nüüd õuntega süüakse. Et te arvatavasti teate, et mis need õunad on. Kartulit, jah. Et meil on nende õundega on umbes sama lugu nagu ja just kartulid ja õunad on omavahel seotud. Nii nagu Soomes on kartulid ja pinnid, et see päärüne ja peruna on enam-vähem on sama algupära. Ja meil on olnud ka ju alguses olid maaõunad ja puuõunad. Et need ühed õunad olid need, mis olid puu otsas, teised need, mis olid maa sees. Ja selle kohta on üks vana üleskirjutis. Viljandi mees oli esimese ilmasõja aegu Tartumaal. Ja siis ta räägib niimoodi. Peremiis ütles tütrelle, tuu võõralle ubinit ka. Mina mõtlesin, mis ma nende kardulatega tegema hakkan. Et ühes kohas siis õun on kartul ja teises kohas siis on ubin on kartul ja need võivad segi minna. Ja võib-olla mandri inimene ei saa kohe esimese hooga aru ka, et miks on Kihnu naisel iga päev kõrti vaja. Et kas midagi muud ei ole süüa. Aga et kõrt käib selgas ka. Ja linnapoiss võib isegi solvuda siin kui Muhumaal on olukord, et pill lüüab, poiss tahaks tantsida, läheb Muhu tüdrukut tantsima võtma ja tüdruk ütleb, et ma saan ette, ma pättidega ei tantsi. Et mis see siis nüüd tähendab? Et kui seda head muljet hakata lõhkuma, siis tuleks kohe öelda, et jah, et pätid on sussid. Jalas käivad. Nii et selline keeleline liigirikkus on eesti keelele loomulikult omane ja see räägib ka looduslikust ja kultuurilisest ja kõigest mitmekesisusest. Nii et see puudutab ka näiteks meie kohanimesid, et kui tohutult palju on igasuguseid mikrotoponüüme võrreldes kas või Peipsi-taguste aladega igal ojakesel, teerajakesel, mis inimese elupiirkonda jäi, need said loomulikult oma nime. Ja kui me arvestame nüüd piirkondlikke eripärasid, siis me peame meelde tuletama vahel ka seda, et meil on ju olnud tegelikult kohe algusest peale 2 kirjakeelt, tartu keel ja tallinna keel. Ja kõige varasem säilinud trükis on tallinnakeelne Manratkooli katekismus 1535. Kõige vanem tervikuna säilinud raamat on tartukeelne Agenda Parva ja see on 1622. Ja kui te mõtlete kõikide nende kultuuritegude peale, mis on siin minevikus toimunud, siis lõunaeestlased on olnud ju silmatorkavalt tegusad ja tulemusrikkad. Nende vastne testament ilmus 1686, Põhja-Eesti Uus Testament 1715, tartlaste Tartu maarahva nädalileht hakkas ilmuma 1806 ja Maasingu maarahva nädalaleht 1821. Nii et paljud asjad jõudsid Lõuna-Eestis ilmuda, esile tulla palju varem kui Põhja-Eestis. Aga ja Tartu Ülikoolis näiteks õpetati eesti keele lektor õpetas eesti keelt veel 1857. aastal mõlemat peamurret, nii tartu keelt kui tallinna keelt.
ja tol ajal õpikuks oli August Wilhelm Hupeli grammatika, mis oli ilmunud 1818. Ja nii see käis kuni siis 19. sajandil, siis toimus see suur murrang ja pööre, mida me kõik nüüd veel nii-öelda oma kuklas tunneme, sest et kui Tallinnamaa kirjakeele aluseks loodi nüüd üks ja ainus kirjakeel keskmurde baasil, siis sellest peale kõik need muud piirkonnakeeled, maakonnakeeled, nemad jäid otse kohe murrete staatusse, et nendest jäid siis murded järele. Ja nüüd kas siin on põhjaeestlasi ikka ka? Ja mina sealhulgas põhjaeestlasena võin siis öelda, et nüüd on olukord ju selline. Räägime mulkidest, räägime setudest, räägime saarlastest, kihnlastest ja nii edasi. Kõik kiidavad, kui huvitav, ilus, rikas, väärikas on nende murdekeel. Ja mida siis peavad nüüd ütlema selle vastu nüüd harjakad või järvakad, sest me võime öelda ju lihtsalt seda, et kõik meie kõige paremad murdemahlad on ju villitud meie ühte kirjakeelde. Ja nüüd, kui meie tahaksime ka uhkustada oma murdejoontega, no siis on teil meeles, et kui koolis kirjatöösse tuli midagi murdelist, siis oli ju õpetaja oma punase pliiatsiga kohe platsis. Sest et see oli murdejoon ja see oli keeleviga. Ja mina näiteks ei saa uhkustada selliste kodumurdejoontega, et need sõi õuni ja pesi käsa ja pani ikkagi pluusa selga, aga püksa jalga ei pand. Poiss mädanud hulkus mööda külasi. Et need rahvakeelsed nii-öelda rääkimised on ikkagi need, mis enam kirjakeele uksest sisse ei pääse aga kas te kunagi olete mõelnud ka selle peale, et kui olukord oleks vastupidine, et kui need lõunaeestlased juba on olnud nii tegusad ja ettevõtlikud ja kõik, et kui kirjakeel oleks loodud tartu keele baasil, vaat siis me oleksime tehtud mehed oma murretega. Sest et siis oleks ju valitsuse liikmed Toompeal või Toomemäel ja siis kujutage ette, et näiteks Virumaal antakse välja Neeruti murdesõnaraamat ja lõunaeestlased oleksid kõik lihtsalt lummatud. Milline rikas murre, nii erinev lõuna-eesti keelest ja mis sõnavara ja mida seal kõike on. Aga elu on läinud teistmoodi ja me ikkagi räägime murretest ka siis, kui nad on kirjakeelest erinevad ja kui õpetaja tuleb oma punase pliiatsiga. Sest nii nagu murdekeel ise, nii ka kõik, mis on selle piirkonna ja murdega seotud. Need on väga olulised meie enesetunde ja identiteediga seotud, meie põlisuse ja koha identiteediga ja siia hulka kuuluvad ka hüüdnimed. Ja kas teie hulgas on näiteks junnusid või vandiraiujad või ubamulke või mehkasid või et see on omaette valdkond, kuidas inimesed üksteist nimetavad, kõik on ju ühed eestlased ja keelenaabrid. Aga et hüüdnimed tulevad ikkagi vastavalt sellele, kui midagi on natukene teistmoodi silma torkavat ja arvatavasti on nad olnud pigem humoristlikud, vahel ka tögavad, aga selliseid nimetusi olen ma natukene välja nokkinud, et teile siin ette lugeda. Äkki te olete juba mõnda kuulnud, võib-olla kõik ei ole. Et kui me räägime hiidlastest, siis tuleb välja, et hiidlased selle ühe hiidlase nimega ei lepi. See on vähe, mis vähe. Ja nendel on seal terve hulk veel täpsemaid. Et kuna Käina hiidlased olid kanged õllepruulid, siis nende nimeks on kuidas? Odrad olgused. Kõplased on söönud kogu aeg hülgeliha, nemad on koldse lõuamehed.
Jausa kandis on vesihiidlased, keset saart on ihuhiidlased, Emmaste kihelkonnas on märahiidlased, Kassaris on obuhiidlased. Siis kuidas, mida keegi on joonud, Pühalepa inimesed on abupiimalähkrid, abupiimal töö juures siis kaasas. Ja Kärdla omad on jälle peenemat sorti, nemad on kohvilähkrid. Vabrikutöölised võtsid tööle kohvi kaasa. Mis see abupiimalähkrid on? Need olid Pühalepa omad, need olid need heilutajad. Sest et siis nad saavad ilusasti öelda happupiim. Et see on niimoodi kõlab õigesti. Ja Saaremaalt oli siin, saarlasi ei olnud. Aga et kihelkonna rahvas on vandiraiujad, sest nemad on käinud seda aakrikku kogumas ja siis oli vaja, kui oli mõni võõras laev jooksis randa, siis see oli kohe tulus. Ja Mustjala inimesed on olnud kõvad tõrvapõletajad, nemad on siis tümakäkid. Anseküla omad on allid, kalakullid. Ja ma ütlesin, et ma ei räägi nendest murdejoontest, aga saarlaste jutt on niivõrd kena, et kuidas me peenendame, tema ütleb pätt, aga ja siis tuleb päti. Ja siis on all, aga on alli. Et kui juba i on sees, siis ta leiab, et enam pole peenendada vaja, et ei hakka nii palju energiat raiskama. Aga need junnlased on Pärnumaal ja eriti Mihkli kihelkonnas ja Mihklis on paejunnlased, Koongal on kivijunnakad, Jõupre kandis turbajunnlased, Karusel on metsjunnlased, Audrus on punnjunnlased, Pärnus on kesajunnlased, Tõstamaal vesijunnlased. No väga raske on neid lahus hoida. Kus see junnlane tuleb? See on kollaste nõukadega junnlased ja bussjunnlased, iga külal on. Eks ta sellest junnu sõnast tuleb, aga see tuleb meil endil veel alles välja selgitada, et miks nad ennast niimoodi nimetavad. Et nii palju, kui ma olen Audru kandi inimeste käest küsinud, siis nad ütlevad, et see on tore nimi, aga et kust ta tuleb, see on kõige parem nimi, kui sa ei tea, kust see tuleb, aga et kindlasti ta ei tähenda midagi halba. Ja mulkide puhul on ju ka, et neid on mitut sorti, et Karksis on kesamulgid, Helmes on kamamulgid, Viljandi pool on ubamulgid ja ubamulkide kohta öeldakse ka veel nabast saadik mulgid. Et see on jälle omaette lugu. Nii et seda, et nüüd ühes kohas räägitakse ühtemoodi, see on inimestel olnud päev selge ja loomulik, nii nagu seegi, et teised räägivad teistmoodi ja teistel on omaette kombed ja nagu Halliste omad ütlevad, et egen taren esi taal, egen külen esi kõne. Ja rahvatarkus ütleb veel ka seda, et äkki te oskate selle kohta midagi öelda, et öeldakse, et hobune osta lähedalt, aga naine võta kaugelt. Ja kui nüüd naisi käiakse kaugelt ilma pealt endale otsimas ja koju toomas, et kuidas siis selle kodumurdega on. Et tuuakse perre selline hoopis teist sorti naisterahvas ja kuidas siis kodukeelega jääb ja selle kodumurdega. Naine pidi kindlasti mehega. Et kas tol ajal vanasti ei olnud niisugust kommet, et laps räägib isakeelt ja emakeelt ja siis ta on kohe kakskeelne. Et seda vist ei olnud ja see külasund oli kindlasti või selline küla määras. Et kui naine tuli kusagilt mujalt, siis ta lihtsalt hädasunnil pidi hakkama seda külakeelt rääkima. Ja see ei puutu nüüd otseselt asjasse, aga see on levinud ka näiteks Siberis, et kui ma olen seal käinud mööda Eesti külasid, seal on põhjaeestlased ja lõunaeestlased on kogu aeg elanud omaette külades. Segunemist on väga vähe olnud, setud on veel omaette kolmandates külades ja seal on olnud tõepoolest nii, et kui lõunaeestlane abiellus Põhja-Eesti külla, siis teda nimetati nii kaua setuks, kuni ta lõpuks selle külakeele omandas ja hakkas põhjaeestlase moodi rääkima.
nii et see on olnud tõepoolest üks nähtavasti tegureid ja argumente, et kuidas siis oma keelt sättida nii kodu järgi ja nojah, ja kindlasti oli sellel naisel ka ämm, kes siis teistpidi ütlema või otsustama. Aga ma tahaksin siia juurde tuua veel ühe sellise pajatuse, mida murdekogujad teavad. Meil on olnud üks väga nimekas, teenekas ja igati üks prima keelekoguja, keeleteadlane Hella Keen. Kas te olete tema nime kuulnud? Tema ta Nurvastest oli pärit ja tema põhipiirkonnad olid just nimelt Võru ja Tartu. Ja kui ta kuhugi läks murret koguma, siis kõigepealt ta uuris juba välja, et kui ta sinna, et kus siin räägitakse. Ja kui tal juba hakkas tekkima mingi siht, et kuhu perre võiks minna, siis ta küsis tingimata, aga kuidas need mees ja naine omavahel läbi saavad. Kui öeldi, et oi, nad elavad nagu sukk ja saabas, et õnn õlmitseb ja suur armastus ja kõik, sinna ta ei läinud. Aga kui öeldi, et ai, need elavad nagu kass ja koer ja seal ei ole muud kui ainult üks kisa ja kära ja siis sinna ta läks ja miks? Mis te arvate, mis oli see põhjus? Kuidas? Üksteisest arusaamised. Küllap nende tülide käigus võisid need mees ja naine ka omavahel teinesest aru saada. Aga selle Hella Keema see põhimõte oli just nimelt see, et kui üks on pärit ühest kohast ja teine on pärit teisest kohast. Kui harmooniat ei ole, kui inimesed omavahel läbi ei saa, aga lahutada ei olnud tol ajal kombeks ega võimalikki, siis seda ühist keelt ei teki. Et kumbki hoiab sellest oma murdest kinni küünte ja hammastega ja ta ei võta teise keelest mitte ühtki sõna. Mitte tilkagi, nagu ta ütles, ja see tähendab seda, et inimene võib elada kuskil nii-öelda jutumärkides muukeelses peres, tema kodumurre on säilinud nii, nagu ta poleks kusagil ära käinudki. Et see on nüüd üks väikene näide, aga ta on piisavalt tore selleks, et seda siin teile jagada. Ja see, et nüüd murded on erakordselt olulised ja seda oma ja võõraste piiri on ka jälgitud ja kes on oma, kes mitte, aga minul on küll jäänud selline arusaamine ja mulje, et meie need murdekeeled ja külad ei ole kunagi olnud päriselt suletud ka juurde tulijate jaoks. Ja eriti kui on nüüd olnud mingisugused dramaatilisemad või pöördelisemad perioodid, siis Põhjasõja järel on niimoodi rohkem ja paremini teada, et kui oli piirkondi ja alasid, mis jäi tühjaks, sinna tulid inimesed mujal. Nad võisid tulla ka Venemaalt, nad võisid tulla ka Soomest ja kulus 2-3 põlvkonda. Ja siis need inimesed hakkasid rääkima just nii, nagu seal oli ka enne räägitud, nii et see on üks uskumatult nii tore kui ka imelik olukord, aga et kui vitaalsed, elujõulised tegelikult on nii meie külarahvad kui ka meie murdekeeled ja kulus 2-3 põlvkonda. Ja siis need olješkad, kes tulid Tartumaale, nendest said ajapikku oleskid ja need ivaškad, kes tulid sinna Tartumaale Rõngu kihelkonda näiteks, nendest said ivaskid ja niimoodi need kodunemised ja muundumised käisid. Ja kui nüüd neid murdekeeli arvestada, mis on maarahva kõige igapäevasem ja loomuomasem kõnekeel, siis meil ei jäägi muud üle, kui nimetada Eestit ja lugeda Eestit keele mõttes tõeliseks suurriigiks, sest neid keeli ja keelekujusid on siin palju. Et kirjakeel on ju lugupeetud, ta teenib ja ühendab rahvast,
aga me tohiksime olla jõudnud nüüd juba ka sellisesse aega, kus kirjakeele kõrval murdekeelt mitte ainult sallida, vaid siis juba ka teadlikult kasutada. Nii nagu ütleb Eesti ja Mulgi suur luuletaja Nikolai Baturin, meil kell lüüb, kilk tiksub, murrakun. Kõik, mis kodus ja peres toimub, see on kooskõlas murretega. Et murdekeel on ka ühtlasi hindamatu keeleallikas, kust kirjakeele lammutada uudset ja huvitavat lisa. Ja mida suuremad ja paremini uuritud kogutud on meie murdekeeled, seda rikkalikum ja kindlam on ju loomulikult ka kirjakeele seisund, elu ja olek.